Tere tulemast saatesse Mehed hakkame elama. Johan Randvere. Ma olen sind siia üritanud ikkagi vist kuid meelitada, aga täna on see päev, kui sa oled siin kohal ja sa oled ikka päris inimene, sa ei ole mingi halo, tere. Ja, tervist. Kuidas sul läheb? Sa oled praegu väga kuum, sul on tulemas kontserttuur ja sinu isiklik elu on jõudnud väljaannete esikülgedele. Jah, on kuidagi niimoodi läinud, aga mulle üldiselt läheb kenasti. See tuur on tõesti algamas siis juba laupäeval. Nii et praegu on selles mõttes küll rahulik, aga vaata tuuri ajal on selles mõttes elu juba, ma ütleks ikkagi juba lihtsam. Siis on vaja ainult esineda ja hakkama saada, aga enne seda on vaja valmistuda. Ja see on aeganõudev ja raske asi. Sa lõpetasid oma pika abielu. Kas see otsus tuli teile ka sama ootamatult kui fännidele? No sellest ma ikkagi arvan, et ei räägi midagi, aga üldiselt ega need otsused ei ole kunagi, nagu need ei tule kuidagi lampi või järsku. Et ilmselt teistele ma saan aru, need asjad võivad tulla niimoodi. Lehelugejatele? Jah. Aga lihtsalt jätkuks, saate te läbi, suhtlete te, olete te sõbralikes kontaktides? Oleme. No ma siis pean kutsuma sind umbes aasta pärast uuesti, et siis võib-olla on see esimene emotsioon raugenud ja oled valmis rääkima. Jah. Sa oled jätnud mitte ainult mulle, vaid meie auditooriumile sellise ülienergilise, elava ja niisuguse positiivse kuvandi. Räägi korra, milline on see pere, kus sa kasvasid, kus sa sündisid, kus sa tegid seda esimest võrsumist? Minul on väga tore pere olnud. Ma sündisin siis, kui minu ema ja isa õppisid mõlemad veel Otsa koolis ja mu ema oli 20-aastane, isa natuke paar aastat vanem ja siis kohe pärast aastat minu sündis mulle õde, siis me kolisime Võrru, nii et tegelikult minu kodulinn ongi Võru linn ja siis veel aasta pärast sündis mul teine õde ja mul on praegu ka üks vend veel. Siis kui me läksime kolmekesti kõik muusikakeskkooli õppima õdedega, siis sündis mulle veel sinna veel vennakene. Nii et meil on selles mõttes muusikute pere, mul ema isa on muusikooli õpetajad ja see, et minust sai pillimängija oligi väga loomulik, meil oli seal muusikakool kohe maja kõrval ja meil oli selles mõttes nagu tegelikult oli ikka väga tore, kuidagi tagantjärgi on võib-olla isegi veel toredam mõelda, et me elasime siis ikkagi sellises majas, kus elas ka minu isa, kus elas ka tema isa, tema vanaisa, kuidagi selline põlvkondade nagu pikkune aeg ja nagu isegi või tugi või mul oli vähemalt väga uhke seda alati tunnistada. Ja siis, kui ma sattusin muusikakeskkooli õppima Võrust 13-aastasena, sellepärast, et ma ei teadnud sellest koolist midagi, ma elasin idüllilist väikelinna elu ja augusti kuskil keskel, siis oli üks minu tädi Meeli, kes on küll, ei ole nagu sugulane, aga on niisugune peretuttav, kuulis mu klaverimängu ja ütles, et peab minema edasi õppima see Johan ja siis mul vanemad vist vastasid, et äkki kunagi ja me oleme mõelnud ja siis ta ütles, et mis kunagi, mis mõelnud, et nüüd septembris tuleb minna. Siis ma läksingi 13-aastasena, läksin kodust ära sinna Tallinnasse Nõmmele ja siis aasta pärast tuli mul juba õde sinna õppima ja paari aasta pärast ka teine õde, nii et meil on olnud selline perekond, kus meid ei olegi kogu aeg üldse olnudki kodus, mis on tegelikult, minul oli see muidugi ideaalne, sellepärast, et ühtegi minu niisugust viga minu vanemad ei näinud igapäevaselt. Sa oled neile ideaalne laps, sellepärast, et mingit seda teismelise puberteeti pole nemad märganud. Jah, ausalt öeldes küll. Kas sul üldse oli? Ma arvan, et minul vist oli küll, jah. Kuigi ma sattusin ikkagi sinna muusikakeskkooli nii õigesse seltskonda, et ma arvan, et see oli selline nunnu puberteet, et ma olen küll olnud väga elava loomuga tõesti. Ja mis seal salata, eks ma olen olnud ka ikkagi, ma arvan, kõikidele väsitav ka, sest ma olen suhteliselt väsimatu, ma pean vähe magama ja ma olen nagu kohe olen olemas. Aga ma korraks ütleme, lihtsalt ma ei kuule enam klappidest, aga see on vist fine, jah. Mina kuulen sind väga hästi. Väga hea. Mul ei ole ka ennast vaja nii tõvast kuulda. Sa võid selle juhtmega natuke rallitada. Ma teen midagi. Näe, nüüd hakkasingi kuulama. Nüüd on sul toide taga jälle, nüüd sa saad jälle üles võtta. Ütle, sa ütlesid, et sa sattusid mõnusasse seltskonda. Ütle, kas oli ka mitte mõnus seltskond, kus olid, ma ei tea, need ahvatlused, mitte koolis käimine, alkohol, suitsetamine, ma ei tea, narkootikumid? Mul tõesti kuidagi vedas, et see oli kuskil nagu justkui ka kõik olemas.
Sest see oli umbes 2000, eks ju, kui sa tulid Tallinnast. 2003, jah. No see on ju raju 2000, on ju. Jaa, kuigi ma mäletan, meil oli selles mõttes väga lahe aeg, et näiteks sõna internet tähendas ainult head asja. Et meid ikkagi õpetajad nagu soosisid, et minge ja õppige ja kõike seda, sest seda oli nii vähe. Ja tead, ma arvan, et mul ikkagi väga vedas nende sõpradega, kes seal olid muusikakeskkoolis, ka praeguses Mubas, reeglina käivad ikka väga sümpaatsed noored ka. Meid ikka ühendas see muusika niivõrd palju, see harjumus tööd teha. Tegelikult polnud nagu aegagi kuskile õudselt minna. Loomulikult ma proovisin suitsu ära ja mingid alkoholi ka, aga see oli kõik väga, iga noor tegelikult ju lõpuks teeb seda. Aga meil käis see kõik väga sellises sõbralikus keskkonnas. Ja ma mäletan ka seda, et kuna mina olin 13, tõesti ikkagi päris noor, aga seal samas ühikas ja minu toas oli ka vanemaid poisse. Ja ega nad ei lasknud meil seal väga hüpata nagu kuidagi. Ja siis ma mäletan nii selgesti, ma olin siis juba paar aastat vanem, ma olin äkki 15-16 ja ma olin juba päris pikk ja sirge ja endast juba siuksel uhkel arvamusel, et ma olen juba ikka väga suur tegelane juba niimoodi. Ja siis ma mäletan kuskil ka, ma ei joonud üldse midagi palju alkoholi ega midagi, ma seal siis mingit õlut umbes jõin ja seda nägi üks abiturient, üks ilus tark tüdruk nägi seda. Ja siis ta mõnitas mind terve õhtu kõikide ees selle muusikakeskkooli ühikas ja see jäi mulle nii hullult meelde, et ma mõtlesin, et ma tõesti siukest asja enam ei tee, et see on tõesti kuidagi jõle mage. Sest vaata, kui ikkagi üks suurem tüdruk sulle ütleb, et sina oled nüüd meil siis selline ja jõle kihvt küll, siis kuidagi läks mulle ikka väga hinge. Nii et tõesti oli kasu ja me hoidsime üksteist, me hoidsime väiksemad edasi, kui me olime suuremad. Aga see on huvitav, et tegelikult meil on ju see hoiatav näide Kärbeste jumal, on ju, kus noored on ühes kinnises, ma ei tea, mingisuguses grupis ja seal hakkavad toimuma mingid imelikud asjad, et tegelikult see internaat võib olla siis nagu sinu näite puhul niisugune täiesti positiivne programm, et seal tekib niisugune kambavaim või niisugune mesilassülemi asi. Meil küll see kohe kindlasti oli, aga ma arvan, et meid ühendabki ikkagi see muusika ja just see harjumus tegelikult teha tööd, see on ju nii aega nõudev asi, see muusika. Ja kuidagi selles on ka, ma mäletan mingit suurt sükest vahet teistest, muidugi me hästi mõtleme, et meie kool oli kõige erilisem ja enda elu ongi alati lemmik, eks ole. No sa pead olema oma elu peategelane ja muidu ei ole ju mingit mõtet. Absoluutselt ja meil ei tundus, et tavakoolides on nagu siuksed arutud probleemid, kes mis riided kannab või kes kuskil mingis mõttes lahe oli ja muusikakeskkoolist tollel neid asju ei olnud. Et ma mäletan, see oli kõik palju kuidagi lõbusam ja sõbralikum ja ägedam. Me oleme täna selles hetkes, kus sul on endal, kui vana su laps on? 6. See on täpselt, kas tal on juba TikTok olemas? Ei ole. Aga nutitelefon? Ei ole. Arvuti? Ei ole. Telekas? Telekas on. Saab või seal pühapäeva hommikuti ETV2-st vaadata neid multikaid või? Jaa, saab küll. Temal on nuppudega telefon ja kuidagi mulle tundus ja Evelinile samuti tundus see kõige parem. Ja siis on üks telefon, kus ta saab kuulata juttusid. Et tegelikult on nagu justkui nutitelefon, aga see on tõesti selles mõttes ainult, kui taustajutad õudselt meeldivad need nagu kuuldemängud või kuidas öeldakse. Et laste ekraani pealt ta neid siis endale paneb peale, kõik need raamatud ja osad, need on ülitoredad. Meie näitlejad on meisterlikult lugenud need kõik sisse. Et seda ta niimoodi tarbib küll, et kui ta seal koristab või mängib, talle meeldib, et see muinasjutt on niimoodi taustal. Aga ma mõtlen seda, et kas see, et kui julgustada oma last või panna ta muusikakooli, võid leida see säde või see iva või see seeme ja julgustada sellega edasi tegema, kas see aitab inimese arengu mõttes mingisugusele teisele levelile või see, sa ise rääkisid sellest, et te olite kõik, ma arvan, et see töökus või tööle pühendumus on kõigile, kes muusikaga mingilgi moel seotud on omane. Kindlasti annab. Mis see loogika või mis see on? Ma arvan, et väga annab. Esiteks mulle meeldib see muusika puhul, et see kasvatab tahtemusklit. Mis see tähendab? See on umbes midagi sellist, et sa näiteks pead mingi loo ära õppima. Loomulikult seal on päris palju füüsist ka mängus, eks ju, aga seal on päris palju asju, mida nagu isegi sõnadega vahepeal on raske kirjeldada. Aga sa pead nagu saavutama selle, sa pead seda tahtma. Sa pead tegema mingisugust tööd, mis isegi ei pruugi selleni viia ka. Sa pead, ma ei tea, mingi vaimu kasvatama. Kuidas see käib? Sa pead mingist asjast aru hakkama nagu saama. Ma ei tea, mida see autor tahab sellega öelda, see on ju lõputu ja seal pole ühest vastust ja nii edasi. Sa pead sundima neid asju nagu kasvatama ja treenima enda sees, see mulle väga meeldib. Aga see kindlasti selline süvendatud mingi asja õppimine,
ma mingi aeg elu teistmoodi ei näinudki, mul oli väga keeruline vaadata mingisuguseid sõpru või tuttavaid või ka nende näiteks lapsi, kes üldse ei teadnud, mida nad tahavad elus teha. Ja see on tegelikult ka okei, igalühel on oma tee, aga mulle tundus see nii hull, et minu arust on ikkagi, kui sul on mingi süvendatud, sport näiteks või mis need samad alad, mida väiksest peale peab õppima, ballett, klassikaline muusika, et see võtab nii palju sellist ägedat energiat, mis tõesti sulle kahju nüüd küll ei tee. Ja ma sorkan kohe vahel, et aga kui palju sul on õnnestunud seda sama kogemust, sa oled ju täna õpetaja ka, eks ju, sa esined, sa juhid sündmusi, õhtuid, sa lahutad meelt, meil telekas, sa mitte ei lahuta, vaid õpetad meid, et kas sa tajud ka seda, et sa oled sellest läbi närinud või et sul on olemas see meetod, kuidas mingi asi endale selgeks teha, annab sulle jõudu ka muudes valdkondades enda tahte saavutamiseks. Tead, minu arust see mul aitabki kõike seda teha. Ilma selleta ma ei teaks üldse, kas ma oskan neid asju teha. Et minu arvates ja minu jaoks küll muusika on andnud, kas või ma ei tea, päheõppimisoskus, eks ju, mul on ju minuteid ja minuteid on muusikat peas ja peab olema seal tundide viisi tegelikult. Ja see peab olema, ja meie veel klassikas on, see peab olema täpselt noodi pealt veel ka. See on nagu sonette õpid, et mitte ei õpi niisugust muinaslugu, et sa saad vahepeal oma sõnadega ka midagi öelda, vaid sa peadki nagu noodi täpselt selle haaval kõik tegema. Esinemise oskus, inimeste ees olemine, tähelepanu saamine, ebaõnnestumine, võitmine, hea tähelepanu saamine, selle kõigega toimetulek on kriitika, jumala eest, nad löövad su risti, kui sa failid, kui sul see, ma ei tea, mis iganes list või Schubert ei ole ikkagi selline, nagu ta peab olema. Absoluutselt, ja selle kõigega tuleb toime tulla ja see on, mina selle pealt kõiki asju tegelikult teengi, oma muusikahariduse pealt. Nii et tegelikult siis, aga ütle, kui minul on see parim enne möödas, kas sa tead, ma olen üritanud klaveri kunsti õppida ja ma käisin Nõmmel selles, Nõmmel on see huvikeskus või seal samas muusikakoolist mitte kaugel. Ja siis ma seal ma valisin džäss-klaveri endale kohe. Ja siis ma sain aru, et minu koordinatsioon on puudulik, ei ole arenenud ja ei olnud võimalik seda ka siis ühe hooajaga eriti kõrgele arendada, aga me andsime lõpuks vahva kontserti. Ma sain aru, et mul see nagu noodist kõik nagu päris täpselt ei tule, aga ma proovisin naeratada ägedalt ja inimesed olid väga rahul. Mängisime Manchinit natuke ja oli päris tore. Minule niisugune asi väga meeldib. Näiteks muusika õppimisel ei ole ju kunagi garantiid, et midagi hakkab välja tulema, tuleb karjäär ja kõik seal on, mitte kunagi seda garantiid päriselt ei ole. Aga siis, kui seda ei õpi, siis ei ole sul võimalik seda kunagi valida. Kõik inimesed ei peagi saama kuskile tippu ja karjääri, samamoodi nagu tervisesport näiteks, et see on ju ülihea ja tore asi. Ja mina soosin igasugusest ka asja armastamist. See on ikkagi armastamine. Just, absoluutselt. Et see armastus, ma saan hoopis paremini aru sellest, mida sina teed. Absoluutselt. Ja üldse minu näiteks Viinis on olnud aastasadade puhul väga moes selline täiskasvanust hobi korras natuke mängimine. Ja see on minu arust on fantastiline. Et ühesõnaga ei ole midagi hullu, meie kuulajad, mehed võivad vabalt ennast hakata arendama selles osas, et võtta endale siis mingisugune lihtsam või keerulisem väljakutse, võid valida nii klaveri või ükskõik mis pilli ja hakkad kütma. Igatahes. Näiteks koorilaul on ülitore asi, mida teha, et see küll võtab sul mingisugused pikad tunnid päevast ja alguses tundub see liig, aga teate, kui tore on ikka selles mõttes teha kellegagi koos mingit sõnu seletamatut asja, laulda, mingi asi häälestub. See kaif, mis sealt tuleb. Ja minu arust, kui sa oled läbinud mingi kas raske momendi laval või ka toreda momendi laval, need inimesed on sulle kuidagi kallimad pärast. Sa ei tea täpselt miks, aga nad on nagu, sa oled midagi nendega koos läbi elanud. Me oleme rääkinud ka sellest, või üldse me oleme üksinduse ajastul, et meil on tuhandeid follower'e kuskil sotsiaalmeedias, aga kas meil on kellegiga koos õhtust süüa või kas meil on kellegiga koos kaisu öösel pugeda või on meil keegi, kellega minna jalutama, et võib-olla, et mis sa sellest arvad, kas see siukene ansambli tegemine koori mõttes või siis nagu instrumentide mõttes võiks olla ka üks retsept sellele üksindusele? Minu arust kindlasti. Näiteks see sama mingisugune laulmine. Pillid võivadki olla vahepeal natukene rasked, aga samas võib õppida ka sellisel määral, et nad ei oleks nii rasked ja mängidagi toredasti koos. Mul on üks saksa sõber, selline vanem mees, kes mängib siis tšellot ja viola da gambat, kõik neid vanu pille ka. Ja tema on küll proff, ta küll mängib ja õpetab, aga tal on 2 sõpra. Üks on advokaat,
kelle aasta teenimise summa on lihtsalt nii jõhkralt suur, et tal on alati piinlik teistega kohtuda. Ja teine on minu arust keegi poliitik sealt. Ja nemad käivad iga kolmapäev kolmekesti koos selle tšellomehe juures ja mängivad 2 tundi violade kamba ja tšellomuusikat. Lihtsalt mingid noodid, lihtsalt tegelevad sellega, see ongi nagu nende vaimne teraapia. Näiteks minul aitas kogu aeg, kui mul olid, ma ei tea, esimesed õnnetud armastused või oligi mingid kriitikaid, asjad, millesse ma tollel ajal veel suhtusin tundlikult ja kuidagi võtsin südamesse asju, siis ma ei tea, minul näiteks sport või korvpall aitas lihtsalt, see oli minu psühholoog nii-öelda. Meeskonnamäng, teine aeg kuidagi, praegu neid probleeme ei ole, meil on vaja see pall saada sinna, eks ju, et samamoodi ma arvan, et muusikal on väga suur osa sellises vaimse tervisuses. Nii et sinul tegelikult, ütleme, kui sa oled muusika taustaga, siis sinu jaoks see vahetus on see sama korvpall või mingisugune niisugune füüsiline asi või sa suudad nautida ka koorilaud? Ma ei tea, kas sa oled mõne koori liige? No ei ole, aga ma olen laulnud päris palju. Ma suudan seda nautida küll. Praegu see elu juurde lihtsalt ei mahu mulle mitte kuidagi. Et selles mõttes on see keerulisem. Aga minul mul on üks asi veel, mis näiteks väga palju aitab, on mingi töö, millel ma näen tulemust. Näiteks puuriida ladumine või tegelikult ka koristamine. No, seda küll alati ei viitsi ju teha, eks ju, kui sa ühel hetkel kogu aeg tegeled selle klaverimänguga või mingi asja kasvatamisega, kus sa tegelikult ei näe mitte kunagi päriselt seda tulemust. Sa võib-olla tunned, aga see alati tuleb kuidagi tagant järgi ja teistmoodi. Aga see konkreetne lahe, et need puud on sul selle hunnikus ja siis sa laod nüüd tasapisi riita, see tundub lõpult, ühel hetkel on see tehtud ja sa näed, et see ongi tehtud. Siin samas minu silma all. See on huvitav, et sinu ju see, kogu elu ja töö ongi ju nii õpetamine, kus sa põhimõtteliselt ju annad mingisugust nagu infot lihtsalt või siis lood muusikalisi nagu olukordi ja millest ju näppude vahel ei jää midagi, mõne plaadi võib-olla me saame, on ju. Telesaated jäävad arhiivi, aga et siis nagu puuriit on see, mis aitab. Jah. Ja tõesti minule korvpall või see sport ikkagi väga, ma kuulsin kunagi mingit niisugust lauset, et see pidi olema vana juudi tarkus, et kui keegi kuuleb nendest siis väga halba uudist, siis tuleb niimoodi hullult mööda tuba ringi tantsida, et sa nagu rahmeldad lihtsalt selle tunde endast välja. Ja ma ükskord proovisin seda. Nii? Minu arust see töötab täiega. Et sa tõesti nagu, võib-olla on mõned väga halvad uudised, kus on vaja rohkem rabeleta natukene, aga üldiselt selline liigutamine ikkagi täiega aitab. Aga mis sinu vaimse tervise hügieen on siis? Et sa rääkisid natukene puude ladumisest, aga on sul veel mingit nippe? Eks ma ikkagi selles mõttes oma peaga näen vaeva ka. Ma hästi palju mõtlen, kuidas ma võiks asjadesse suhtuda. Ma proovin ka teadlikult ikkagi väga paljudest asjadest rõõmu tunda, mis on rõõmu väärt. Ma olen isegi proovinud hakata niimoodi tegema aastate jooksul, et kui ma tunnen ära, et jube kihvt hetk on praegu, ma proovin teha mingi mälupildi sellest või tundepildi. Ja kuidagi minu õnneks on minu ümber ka lihtsalt nii palju toredaid inimesi, tänu kellele see maailm on minu jaoks kogu toredam olnud ka. Et see on, aga ma olen ikka väga palju ise ennast proovinud mõelda ka kuhugi. Näiteks ma ikkagi usun väga mingisse edasiliikumisse, mitte põdema jäämisesse. No minu alal on see ka ilgelt tähtis, et kui sa igat kontserti viga jääd ikkagi jõhkrat analüüsima ja ei tule sellega toime, et kuidas ma sain seda teha ja miks see nii oli, äkki oleks pidanud tegema. Et pigem sa ikkagi see edasiliikumisoskus kõikides niisugustes aspektides on. Aga see on muusikute puhul nagu, või see on ainult sinu selline eripära või ikkagi need, kes on edukad, need ikkagi peavad laskma lahti, et see fail või see väike viga, mida võib-olla publik ei pannudki tähele, et lihtsalt ära kanna seda. Ma arvan küll. Ma arvan, et see sportlastel samasugune. No meil on siin ruumis neid laskesuusafänne, vähemalt mina olen üsna kõva, ma ei tea, kuidas sul on suhe. Et ma küsisin ka ühe korra ühe laskesuusataja käest, et kuidas sa nagu tuled, kuidas sa saad järgmine kord nagu rajale minna, kui sa oled pannudki 5 tükki mööda, on ju. No siis lihtsalt tuleb lasta lahti ja homme on uus päev, et see on sulle tuttav. Muidugi on. Muidugi ütlevad ka vanad kolleegid, et selles mõttes, et kes seda teab ette, et pärast on raske, et siis tuleb lihtsalt nii palju harjutada ja teha trenni, et sa nagu, ei lase nii palju mööda, aga kui see juhtub ikkagi, siis kindlasti tuleb edasi liikuda. No mis sest siis on ja paneme jälle edasi ja Michael Jordan ütles ka, et muidugi ma viskasin need 20 000 punkti ja kõik, eks ju, kui ma viskasin 20 000 mööda ka. Minust on päris lahe. Et keegi ei mäleta seda ja lõpuks ikkagi meid defineeritakse selle järgi, mis tuleb hästi välja. Ja ma ikkagi, miks ma sportlasi kuidagi imetlen ka alati, on nende see minust kõige raskem asi on järjepidevus elus. Et kuidagi väga raske on pärast trenni, ütleme see sama laskesuusatamise näide, et lased kõik mööda. Kuidas sa täie hooga järgmine päev lähed? Aga kui sa lased ilgelt hästi kõik ja oled täiesti kuskil elu vees, kuidas sa siis ka järgmine hommik hullult lähed tegema? Mõlemad pidi väga raske tegelikult. Et kas ma suudan
suudan olla samal tasemel või? Jah, ja üldse juba hästi tegelikult. Mis ma üldse nii palju pean tegema? Et las ma pidutsen natuke ka. Ja kõvad mehed on need, kes ikkagi suudavad teiste poolt antud kuupäeval kellaajal jälle olla parimad. Aga ütle, kuidas see sinu järjepidevuse, mis see sinu meetod või mehaanika või ma ei tea, usk või mantra on? Üldiselt on see väga lihtne. Kõige suurem inspiratsioon on kuupäev, et sa tead lihtsalt, et sul ei ole enam armu, sa pead selle selgeks saama. See ikkagi mingi sisemine tahe ka kuskile jõuda, kas oma mängus lihtsalt mingite asjadega hakkama saada. Tavaliselt näiteks minu harjutamisprotsessid on ju sellised, et alguses just kui ma tean päris hästi, mida teha, et ma nüüd loen noodist, mul tekib mingid mõtted, mingid arusaad, midagi kirjutan ülesse, siis jätkub väga pikk protsess siukest nagu tühja töötunnet, et nagu ei liigu ja midagi läheb paremaks ja isegi halvemaks läheb kõik. Ja minu arust siis tekib selline hetk ühel hetkel pärast mingit 4 tundi istumist ja siis korraks käid, ma ei tea, väljas hingamas, aga ikkagi tuled tagasi ja ei tule ja nagu ei tulegi kunagi välja. Ja kes suudab sellest ahastusest nagu siis, ma ei tea, kas loobuda, ütleme siis lihtsalt valid, et sa ei ole nii ahastatud, siis minu arust sellel hetkel väga tihti, kas su keha või aju või mingi asi pakub sulle mingi lahenduse välja. Ja siis pead olema mees, et sa sellest kinni haared ja seda edasi nagu teed. Mul mitu korda on nii, ma olen täitsa juba loobumas sellest kõigest. Ei tulegi mitte kunagi see asi välja. Ja siis lihtsalt ei pane ühel hetkel tähele, et sa proovid ja ühel hetkel saad nagu aru millestki. Ja siis hakkab see lahe päris töö. Aga see on, ma proovin aru saada, et see ei ole see, et sul tulevad sõrmed vajutavad vale nooti. Sul ei tule õige mõte välja. Pigem on see, millest me räägime. Jah, ja mingi tunne on vale, et ei lähegi kõlama nii, nagu ma tahaks ja ebamugav kogu mängida, ikkagi vigu juhtub ja ma ei saa sellest aru ja ma ei jõua selleni ja kuidagi mõttetult mängin, igavalt kõlab ja kõik need. See on, ja ma proovin nüüd seda kuidagi tõlkida sellesse tavaellu ja ma arvan, et see on täiesti üks ühele võetav, et me tegeleme ju mingisuguste tööprobleemide, mingisuguste asjade korrastamisega, ka mingisuguste asjade õppimise ja vahendamisega. Muidugi, vaat kõik need mingid joogad ja Aleksandri tehnika ja sellised meetodid on ju minu arust suuresti ka selleks, et sa leiaksid üles mingi algse rahu ja ka minu arust see, et vaat meil kõigil on mingid päevad, kus nagu kõik õnnestub või kuidagi jõle hästi tulema, jutt tuleb hästi ja hea on olla, et need on justkui need õpetused, kuidas seda päeva ikkagi esile kutsuda, kuidas jälle seda saavutada kõike. Et see on niisugune asi, millega pillimängija peab tegelema. Aga tavaliselt jah, see asi on minust alati natukene lihtsam ka. Muidugi seal on kindlasti mingi osa annet ja on mingid inimesed, kes jagavadki mingit asja paremini, aga üks Ukraina poksija vastas väga toredasti, kui talt küsiti, mis teid nagu motiveerib nagu töötama. See on nüüd väga ilus hetk, kus ikkagi armastatud pianist tsiteerib Ukraina poksijat. Jah, ma olen isegi natuke poksidennis käinud, nii et mulle see. Ja siis talt küsiti, et nii palju tiitleid juba võitnud, et mis teid motiveerib nagu jälle hommikul trenni minema. Ütlesid, et ei motiveeri ükski hommik. Ma peaks minema voodist varakult välja ja trenni, mitte ükski hommik ei ole mulle motivatsioon. Mul on lihtsalt distsipliin. Et mul on motivatsioon küll, aga väga harva. Et need on mõned hetked, aga lihtsalt, et enamasti ei ole, et lihtsalt mu distsipliin on see, mis mind sinna tagasi toob ja kõik. Lahe. Kuidas sul sellega on? Minul on oma elu võimaluste piires on see. Kui ma olin selles mõttes sinne tudengõpilane ja ihu üksi maailmas, siis mul õnnestus see täitsa hästi. Mul oli siuke väljend enda jaoks nagu hommikul 8 harjutama, siis kui majad tehakse, vanasti tehti ka 8 lahti ja siis ma läksin tõesti ja kõik need mingid head vormid, mis mul saavutatud olidki tollel ajal oligi, nii ma lihtsalt tuimalt igal hommikul läksin, mind ei huvitanud, kas mul läks paremaks või mitte, ma lihtsalt tegin seda edasi ja hakkasin oma näppe niimoodi aegselt lihtsalt otsima neid näpuotsa lihasekesi, mis meil peab samal ajal kõik siin olema vaba ja siis muudkui otsisin. Ja teine mingi motivatsioon tekkis, kus ma enda jaoks kuidagi tegin mingi arenguhüppe, tekkis Itaalias, kus ei olnud võimalustki harjutada üldse, sest seal oli inimesed, kuidagi siin vaata kui ise, kuidas saad ja homme kontserdil näeme ja kõik ja siis ma sain aru, et lihtsalt see ei ole, ja siis ma hakkasin peas harjutama lihtsalt, ma lihtsalt kujutasin ette seda kõike. Vahepeal võtsin noodi, tuupisin selle kõik pähe ja siis lihtsalt kujutasin nii elavalt ette, kui see kõik oleks ja nii naljakas, mul on siiamaani need lood peas. See on huvitav, et sa oled nagu siis nagu see bobisõitja, kes on seal juhtpositsioonil, kes selle visuaaliga seda rada läbi sõidab nagu tuhandeid kordi. Et midagi sarnast. Absoluutselt. Need päris pianistid, kes ikka lavadel on, nad teavad kõiki noote peast. Kõiki, mõtle, kui palju neid on. Lehekülgede viis, kõik pedaalid samal ajal. Mõtle, lahe. Kes tavaliselt sellele noodikeerajale, lehekeerajale maksab?
pianist või korraldaja? Korraldaja vist. Aga ma arvan, et väga tihti nad ei saa vist raha ka. See vist niimoodi, et kuule, äkki sa saad tulla, mul tehti keerama, siis on selline hetk. Ma olen kunagi saanud, ma olin tudeng siis. See oli jah, mingi 10 vist ei olnud päris krooni, aga see oli mingi, see oli nii naljakas, et me ei suhtunud sellesse üldse tõsiselt. Millega sa kostitad kuulajaid nüüd? Sul on jõulutuur tulemas, jõulud ei ole kaugel. Mis tuleb? Minul on selline kava juba 4. aastat järjest väikeste variatsioonidega, et ma mängin nende kõige suuremate heliloojate jõulupalasid. Ma ei teadnud, et neil üldse ongi need. Aga see, kui 4 aastat tagasi Tartu kontsertkorraldus ütles, et kuule, et äkki teeks jõulutuuris, mõtlesin, et mida ma seal mängin jõululaule klaveriga, et ma ju ei laula, seal pole tekste, et see nagu ei toimi niimoodi, et ma ei oska tegelikult niimoodi poppi mängida, et ma saaks lihtsalt mängida neid asju. Ja siis ma nagu lugesin natuke, googledasin ja vaatasin ja siis päris palju asju sain teada, et näiteks Ferenc Liszt on kinkinud oma lapselapsele jõuludeks pala. Jõulukuuse süit. Ja siis lihtsalt see on küll 43 minti, ma seal kõiki ei mängi. Siis mõtlesin, okei, siis ma mõtlesin, et Debussy on kirjutanud ka jõululaulu väga tumeda sisuga Esimese maailmasõja ajal. Ja selle nagu point on see, et ma loodan, et sakslastel ei tule rahulikud jõulud. Mõtlesin, poiss. Siis tuli välja loomulikult Bachil on mingid jõulukantaate, värke, kõike nii. Tšaikovski Pähklipure tuli, ja see on ka jõululugu tegelikult ju. Ja Saksamaalt veel ka pealegi. Nii et ühesõnaga, ja siis Schubertil on niisugune üliilus pala, mis on siis nii-öelda see pühade vaheaeg. Et kus ongi siis ongi see rahu, et üks püha on selja taga ja kohe tuleb uus aasta ja korraks aeg lihtsalt niimoodi on. Ja see annab muusikas nii lahedasti edasi selline. Lihtsalt täpselt ongi pime aeg ja niimoodi oled. Aga mis see tähendab, et kui sul on, nüüd sa lähed tuurile, on ju, mitu raksu sa paned järjest? Üle 10 ikka. See on nugis. Üle päeva praktiliselt. Aga kuidas sa ennast selleks häälestad või millal see töö tegelikult sul pihta hakkas? Jaanipäeval hakkasid juba põrutama või? Sellel aastal selles mõttes hakkas juba mul töö pihta tegelikult 1 aasta aega tagasi. Siis kui ma nagu mõtlesin, et okei, mul on juba 3. aasta see tuur, et mida ma peaks järgmine aasta tegema teistmoodi. Ja kuna tegelikult see on päris lahe, et mul juba 4. korda see on ja publikut sinna jagub ja need on tegelikult tõesti toredad, alati on jõuluaeg on nii ilus. Minule väga meeldib jõuluaeg veel ka. Ma mängin sinna sekka tegelikult neid jõululaule ka, mis on nagu, mis minust klaveril, need koraalid, need kõlavad nii ilusti. Me teame neid tekste peast ja sa kuuled ainult seda harmooniat ja see tekst hakkab sul enda peas nagu tööle. Vaat see on sama nagu nagu see pianist visualiseerib selle noodi, on ju, tegelikult inimene visualiseerib selle teksti ja selle hääle. Jah, miks mulle nii väga raadio meeldib, näiteks kui kuulda mängud on, et sul oma peas hakkab tegelikult ju kõik muu tekkima. Hästi võlub on see. Ja siis ma muidugi räägin sealt toredaid seikasid sinna vahele, et mul on selline, tuleb välja, ma ei arvanud, et see võiks nii olla, aga mul on niisugune pool stand-up seal niimoodi juures. Sest muusikaajalust on lihtsalt lõputult võtta toredat materjali, millest rääkida. Nii et mul on väga tihti olnud viimasel ajal lõbusad jutud ja tõsine muusika. No räägi siis üks väike seik Arvo Pärdi huvitavast elust. Arvo Pärdi huvitavast elust. Tal on muidugi lahedalt pikk elu olnud ja seal seikasid on küll. Ma mäletan, ta pidi, ma muidugi ise seda ei mäleta, nõukogude ajal kunagi, tal vist kutsuti mingit asja justkui nagu välja vabandama, vähemalt siis oli ju nii vastik aeg oli see ikka, kui sa loed, et neil nii palju piiranguid peal ja siis ta kirjutas midagi, mis kellelegi ei sobinud, siis ta kutsuti nagu, ta peab nagu aru andma, et mis see kõik on, eks ju. Ja siis ta mõtles, et hea küll, et ta võib siis seda teha, aga siis aru andis nii, et ta pani pähe hipiparuka ja siis muudkui rääkis. Siis kõik mõtlesid, mis see võis siis tähendada. Nii et suurepärane väike seis. Ütle, kuidas sa ennast vormis hoiad? Mis on see sinu, sellest vaimsest poolest me saime aru, et sa oled kuidagi pühendunud, proovid hoida hetke, proovid jätta neid mälupilte või meeleolupilte. Mis sul veel on? Tead, mul vist tegelikult see aeg iseendaga koos muusikaga on ka päris suur asi. Ma tean, et igal inimesel on tegelikult vaja üksinda olla oma mõtetega ja mingit hetk, et ta ei pea kellegi ees olema. Ja ma arvan, et see on ka mul niimoodi, aga mul väga palju on tegelikult see pilliga ikkagi. Et ma tunnen ikkagi väga palju rõõmu muusikast endiselt kogu aeg ja kui ma ikkagi harjutan ja mängin, see on väga suur osa minu sellisest ka. Ma olen ikkagi väga närviliseks, kui ma saan ühel hetkel aru, et ma pole saanud tegelikult harjutada mingisugused päevad ja hetked, et siis kuidagi tunnen, et nagu põhimõtteliselt midagi on valesti kogu aeg. Ma olen teiste pianistidega rääkinud ka, et sa ei tea nagu, mis on valesti, aga lihtsalt nagu imelik on olla. Ja siis saad oma nii-öelda trenni jälle ära teha ja isegi kui midagi paremaks ei läinud sellel hetkel, ikkagi see tunne pärast on, nüüd on nagu jälle kuidagi inimese moodi elatud. Et kõige hullem asi, mis võib vist teha, on see, kui sa jääd lihtsalt diivanile. Kas pianistid vahel jäävad? Ma arvan, kindlasti jäävad. Jooma hakkavad. Kindlasti mõned hakkavad. Aga kuidas selle niimoodi hoida ennast, et sa, ma ei tea, õudselt ju, see on
rock'n'roll ja ma arvan ka klassikaline muusika on sellest mõnuainetest või mis mõnuainetest, sõltuvusainetest läbi imbunud. Kuidas hoida ennast või kuidas märgata ära, et pagan need raiped tungivad peale? No vaat see on jah, päris hea küsimus. Mul on vist natuke õnne on näiteks mingite, ütleme, isegi mingite soft-narkootikumidega, et kui keegi kuskil õudselt tahab teha, ma ei oska neid hukka mõista, aga mulle kunagi öeldi niimoodi Riias, ma olin ühel peol pärast just kontserti ka ja siis seal mingid tüübid küsisid mu käest, et kuule, et vaata, muusikud on väga tundlikud ja üldse nagu sellised avatud, eks ju, kõigele ja kogemustele ja niimoodi, et öeldi, et kuule, sa kokaiini oled teinud või? Ütlesin, et ei ole. Ja siis ütlesid, ära sa tee ka, sa veits juba oled selline. See on ka huvitav, et mulle tundub, et sul on mingisugune asi sees, mis sind kannab ja kas sa millegi tõsine ka oled ja rahulik ja niimoodi mõtlik ja kurb näiteks või? Olen ikka, muidugi olen. Mul on praegu sõja ajal on väga lihtne olla kurb ja tõsine, et selles mõttes olen ikka kurb. Mulle ja tõsine ka. Mul on lihtsalt kuidagi olnud niimoodi, et väga tihti, kui ma olen inimestega koos, näiteks ka siin, siis minu ümber on nii toredad inimesed, et mul on nagu, ma ei näe mingit pointi olla väga, väga kurb või niisugune tõsine niimoodi. Aga mul oli üks hetk kunagi. Nüüd inimesed, minu sõbrad ikkagi teavad, milline ma olen, et mul on ka mitu külge, eks ju. Aga siis, kui ma olin niisugune noor ja inimesed eriti mind ei tundnud, kuskil akadeemias niimoodi lihtsalt teadsid, et see on see tüüp seal. Siis nad arvasid, et ma olen nõudne lillelaps. Selline, et õudselt nii tore on kõik ja niisugune hästi päikseline, et nagu valust ei teada midagi. Ja siis oli üks tore hetk, kus üks tüdruk tahtis kuulda, kus ma mängin. Siis me mängisime seal mingid kavasid ette talle ja me muidu suhtlesime tüdruku kõik nii nagu me suhtlesime tüdrukuga. Ja siis ta kuulas ära ja ütles, et issand, tead, sa oled nii tõsiselt võetav, kui sa klaverit mängid. Nii et mis siis see õppetund on, et tasub pühenduda millelegi, anda endast hästi palju ja siis inimesed näevad, et sa oled tõsiselt võetav. Ma arvan küll. Raske vaielda. Piletid veel jagub, jah? Ega ma täpselt ei tea. Ma tegelikult ei tea seisu, ma ise seda ei korralda. Aga ma julgeks kutsuda küll sinne kontserdile. Aga see on ikka selline teraapiline, ma saan aru, et ma saan ikka naerda ja nutta seal ka. Ja. Kahtlemata. Et see ongi minu juures on jõuluaegne soolokontserti klaveri kava. See klaveri kõla kuidagi on minu juures heas mõttes piisavalt neutraalne, et mitte sind kuidagi niimoodi võtta õlgadest kinni, et sa nüüd hakkad mind kuulama ja mitte kuskile sa ei lähe, vaid see laseb sulle mõelda piisavalt oma mõtteid. See kava on selline minu juures ka, et oma mõtted saavad sinna haakuda ja lihtsalt kui me juba kohtume seal lava peal, siis ma teile ikkagi kirglikult tahaks nendest asjadest rääkida ka, mis mind ennast kuidagi põlema panevad. Kas suusatamises vabatehnika või klassika? See kui hea küsimus. Vaat, kui ma Võrus koolis käis, meil oli suusaveerand oli. Haanias käisime kogu aeg. Ja mul ei tulnud see nii hästi välja. Mul sport väga muidu meeldis. Aga meil olid mingid õutud 5 gildi eksamid ja asjad, nii et ikka vabatehnika. Kas maadlus või boks? Mul meeldib boks. Kas vettehüpped või ujumine? Vettehüpped. Aitäh, ma küsin sult viimase lõpuküsimuse, mida ma küsin kõikidelt meestelt, kes mulle siia külla tulevad. Loodan, et ikka midagi naistest. Me ei jõudnudki naistest eriti rääkida, sa kuidagi alguses hakkasid kohe panid ploki ette, et ei taha rääkida. Aga võib-olla sa saad vastata, ma vastuseid ette, küsimus annab avatud võimaluse rääkida erinevatest asjadest. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Kõige rohkem ma arvan, et ma näen lihtsalt oma mõtlemisega palju vaeva. Ma ikkagi tahaks olla terve ja elust tunda rõõmu ja mitte jääda kinni halbadesse asjadesse ja leida ikkagi lahendusi kõikidele asjadele, sest tuleb välja, juba nagu me kõik teame, et elu ei olegi nii väga lihtne ja kuidagi isegi siis, kui korra tundub, et nüüd on hästi mingi asjaga. Mul lemmik on näiteks rahaga ka, et siis kui kohe minu kogemus on küll siuke, et kui hakkab tekkima nagu mingisugust vaba raha või midagi, siis läheb kohe midagi katki näiteks. Siis see kuidagi, need võivad nagu kuidagi katsumusi tekitada sul eluteel. Ja oluline on siis säilitada ikkagi mingit rõõmsat meelt, osata rõõmu tunda asjadest, mitte kinni jääda ja ma arvan, et ikkagi mingisugune, ma ei tea, mul vanaema ütles kunagi, et kui sa teed tööd ja oled rõõmsamene, siis läheb kõik hästi. Ja ma arvan, et see on päris suur tarkus sees. Aitäh, Johan, et sa tulid meile külla, jagasid meile oma mõtteid ja suuri tarkusi. Ja suuri tarkusi ja oma seda positiivset, et minust oli nagu väike vitamiinikuur praegu, nii et ma loodan, et see andis mulle vunki ja ma usun, et ka meie vaatajatele. Ja siis tulge, võtke sabast kinni ja külastage sind päriselt kontsertsaalis. Jah,
jõulumuusikaga, jõulujuttudega, see on väga mõnus. aitäh! aitäh!